Tere hommikust kõigile! Rõõm on teid tervitada siis meie tippkeskuse oktoobrikuisel kohvihommikul. Tänaseks teemaks on siis maakasutus ning selle roll kestliku arengu eesmärkide saavutamisel. Tänane kohvihommik on eriline selle poolest, et meil on esimest korda külasesineja, kelleks on siis Eesti Maaülikooli kinnisvara ja maakorralduse professor Evelin Jürgenson. Oma igapäevases teadustöös keskendub Evelin maakasutuse juhtimisele, maapoliitikale ja kestliku maakasutuse edendamisele ning ta on kaasa rääkinud ka siis näiteks Euroopa maapoliitika ja ruumivalitsemise aruteludes siis erinevate projektide ja võrgustike kaudu. Tänases ettekandes aga me proovime siis leida vastust küsimusele, kuidas kujundada piiratud maaressursse arvestav raamistik, mis toetaks siis samaaegselt nii toidu- ja energiajulgeolekut, kliimamuutustega kohanemist ja ka looduse taastamist. Ettekande kestuseks võite arvestada siis umbes pool tundi, võib-olla ka natukene kauem, mille järel on aega küsimusteks ja aruteluks ning ettekande lõpus me kuulutame välja ka järgmise kohvihommiku teema ja aja. Ning ettekannet me ka salvestame ja hiljem saab siis seda järele vaadata meie YouTube'i kanalilt. Aga küsimuste ja arutelu osa me eraldi ei salvesta. Aga minu poolt ongi siinkohal kõik ja soovin kõigile head kuulamist ning Evelin, annan sõnajärje üle sulle. Selge, et jah, aitäh selle sissejuhatuse eest, et kõik on ilusti seal siis selliselt kokkuvõtlikult öeldud, et mina olen Evelin Jürgenson, professor kinnisvara ja maakorralduse valdkonnas ja pealkiri on siin teie ees, et maakasutus ja kestlik areng, konfliktid ja võimalused. Et vaatame siis, et kuidas selle teemaga me siis lõpuks, kuhu me välja jõuame. Minul on enam-vähem teada, kuhu me välja jõuame. Aga et kõigepealt sissejuhatuseks, et miks ma sellest teemast üldse räägin, et siin oli ka kõlas natukene, millega ma tegelenud olen ja millega siis täna meie töögrupp tegeleb, et omalt poolt olen siis juba pikemat aega tegelenud just maakasutuse juhtimise teemadega ja sealhulgas ka maapoliitiliste teemadega. Ja nüüd nii mõnedki aastad on teemaks olnud ka maahõive ja maahõive kõrval on siis tulnud ka teemaks muldade katmine, kuna need on omavahel hästi tihedalt seotud. Ja selle slaidi peal siin on välja toodud meie 2 kõige viimasemat publikatsiooni, mis me oleme nüüd teinud sellel aastal, need on avaldatud nüüd alles äsja. Ja nende sisu ongi peamiselt siis maahõive teemad, mis siis esimene annab sellise ülevaate maahõivest Eestis, et mis sellega on toimunud siis alates 1991. aastast alates. Ja teine on siis seotud nii maahõive temaatikaga kui ka muldade katmisega. Et see on siis tehtud nii Eesti, Läti kui Leedu kohta, et sinna me siis kaasasime ka oma nii-öelda naaberriigid. Ja kolmas asi või siis nii-öelda nendest teemadest või siis publikatsioonidest on siis lõpparuanne, mis me tegime maa- ja mullakasutuse, sealhulgas maahõive juhtimissüsteemi loomise jaoks tausta- ja tervikpildi koondülevaate koostamise projekti raames ja see sai siis üle antud Keskkonnaagentuurile selle aasta juunis. Et minu selline see ettekanne siis baseerub suures osas nendel eelnevatel töödel ja siia on sisse pikitud ka mõningaid teisi teemasid, millega ma siis tegelen. Aga esmalt siis, et kuna see pealkiri oli selline kestlik areng ja maakasutus, siis ma alustaks esmalt selle kõige üldisemaga, et tõin välja siia kestliku arengu nii-öelda sellise
joonise, kus on siis näha, et see kestlik areng koosneb siis erinevatest valdkondadest, et ta on siis sotsiaalkeskkonna ja majandusvaldkonna kooskõlaline arendamine, et üsna sageli on selline arusaamine, et kui me räägime kestlikust arengust, et siis mõeldakse kohe keskkonna peale, aga võib-olla jäävad siis varju see majanduslik ja sotsiaalne valdkond, et seetõttu ma siis tahan siin välja tuua, et see kestlik areng tõesti hõlmab neid erinevaid valdkondi, mitte ainult siis keskkonna valdkonda. Ja siin kõrvale siis teine pool sellest ettekandest on siis maakasutus, et maakasutuse pool on siin ka nii-öelda siis esitletud, et maa on meil selline väga unikaalne ressurss, teda on meil vaja kõikide erinevate tegevuste tegemiseks, sealhulgas siis erinevate poliitikate elluviimiseks. Et kui me tahame midagi teha, meil on vaja tööstust arendada, meil on põllumajandussaadusi vaja toota, meil on metsa vaja kasvatada, meil on kuhugile vaja taristut rajada või ka looduskaitsealasid rajada, siis on maa see, kuhu me seda teha saame. Ja nüüd sellesama lõpparuande, ma nimetan seda lõpparuandeks, seda viimast raportit, mis me tegime, et siis on nagu lihtsam, et muidu seda väga pika nimega kogu aeg välja öelda, siis kulub selleks väga palju aega, aga et allikana olen märkinud siia siis lõpparuanne, et see lõpparuandes me siis pakkusime välja ka kestliku maakasutuse tähenduse, et see oleks siis kestlik maakasutus tähendab siis sotsiaalsete, keskkonnaalaste, majanduslike ja kultuuriliste eesmärkide tasakaalustatud arvestamist maa kasutamisel. See toetab siis inimeste heaolu, elurikkust, keskkonna ja kliimaeesmärke ning kultuuripärandi säilimist, tagades samas loodusvarade säästliku kasutuse ja majandustegevuse jätkusuutlikkuse. Nii et selliselt ta sinna kirja sai. Nüüd maakonfliktidest või maakasutuse konfliktidest, et mis need maakasutuse konfliktid on? Maakasutuse konfliktid on erinevate siis huvigruppide või ka isikute huvide ja eesmärkide põrkumine seoses maa kasutamisega. Kuna siis selle eelmise slaidi peal oli näha, et maad on meil vaja kõikideks erinevateks tegevusteks, siis sealt võib kohe eeldada, et meil on tegelikult hästi palju maakasutuse konflikte ka, sest meil tahame võib-olla erinevaid tegevusi teha, meil on erinevad eesmärgid ja see konflikt tekib just seetõttu, et see ressurss, kus me seda teha saame, see sama maaressurss on meil piiratud ja seal on siis selle maaressursi osas vastandlikud huvid. Et ühelt poolt võiks mõelda Eesti kontekstis, et meil ei ole see maaressurss nii piiratud, et inimese kohta on meil päris palju maad. Aga seal on siis tavaliselt selline probleem juures, et meil on teatud tegevuse jaoks vaja kindlas kohas teatud maad ja see on üsnagi piiratud, et võtame kas või Rail Baltica rajamise, mis ei saa ju minna väga oma trassist mööda või väga trassist välja, et ei saa väga suuri selliseid kurve sinna teha, et pigem me peame minema temaga otse. Ja paraku ta siis satub kellegi teise maa peale või selle inimese või asutuse või isiku maa peale, kes ei soovi seda trassi oma maa peale. Või siis ka Tallinn-Tartu maantee laiendamine, me ei saa teda kuskil mujal laiendada, aga just Tallinn-Tartu maantee kõrval. Nii et tavaliselt on ikkagi ka meil see nii-öelda ressurss piiratud. Maakasutuse konfliktid võivad siis tekkida erinevalt, et nad võivad olla siis sellised, mis tekivad funktsioonist tulenevalt, et seal on siis niiviisi, et me tahame majanduslikult areneda, aga samas oleks vaja ka keskkonnahoiu tegevusi teha ja seal ongi jälle järjekordselt maakasutuse konflikt. Või siis põllumajandusmaad oleks vaja ja samas võib-olla oleks vaja ka seda maad metsastada, tavaliselt siis põllumajandusmaa see, kuhu siis mets ju peale kasvab või kasvatatakse. Siis on selline päris huvitav olukord, et meil võivad kliimaeesmärgid ka omavahel vastuollu minna. Meil on looduslikud alad, neid looduslikke alasid oleks vaja hoida, aga tänane teema on siis, et kuhu me siis paigutame roheenergia tootmiseks näiteks tuulikuid. Et mõlemad nagu täidavad kliimaeesmärki, aga need kliimaeesmärgid on siis ka omakorda tekitavad nii-öelda maakasutuse konflikti. Või siis põllumajandussaaduste või energiakultuuride kasvatamine, et ka see võib olla, et mida me siis eelistame, kas meil on vaja toitu toota või siis energiakultuure. Ja teine pool on siis selline huvist tulenev maakasutuse konflikt, kus on siis avalik huvi läheb erahuvi vastu, et see oli siis Rail Baltica näide või siis Tallinn-Tartu maantee
või siis erahuvi vastu, mis on siis selle esimese pildi või parempoolse ülemise pildi sisu, kus on siis filmist Tõde ja õigus üks ekraanitõmmis, kus eraomanikud vaidlevad maakasutuse üle ja ei leia siis ühist keelt näiteks. Nüüd, kui meil on seda maad vaja, meil on seda maad erinevateks tegevusteks vaja, siis siin on ka välja toodud, et maa on meil selline eriline jälle objekt, et ta ei ole ainult füüsiline objekt, see on ka sotsiaalselt konstrueeritud nähtus, millel on siis erinevates kontekstides varieeruv tähendus. Ja me saame eristada siis 4 peamist maa tähendust, mis on siis maapoliitiliselt olulised, meil on maa kui kaup, viitab maa käsitlemisele siis majandustegevuse objektina. Meil on maa kui kasutuspotentsiaal, rõhutab maa kasutusvõimalusi ja selle praktilisi funktsioone, põllumajandus, elamuehitus või taristu. Siis on meil võimalik maad käsitleda kui territooriumi, see käsitleb siis maad kui võimu ja kontrolli objekti, näiteks suveräänse riigi territooriumina või eraomandis oleva maatükina. Ja siis on see maa meil kui ka keskkond, et tähendab maad kui ökoloogilise süsteemi osa, hõlmates mulla kvaliteeti, elurikkust ja muid siis selliseid looduslikke funktsioone. Ja nende siis 4 tähenduse koos eksisteerimine loobki meil pingeid, toob kaasa siis selliseid ka maakonflikte ja teiselt poolt on siis vaja meil leida kompromisse erinevate huvigruppide, eesmärkide ja väärtuste vahel. Ja kuidas me seda kompromissi saame leida, see on siis tavaliselt läbi maapoliitika ja maapoliitika loob siis raamid, mille kaudu ühiskond korraldab ja suunab maaressursi kasutamist nii, et see teeniks avalikke huve, toetaks sotsiaalset sidusust ning edendaks ökoloogilist tasakaalu. Ja selles samas lõpparuandes, mis me siis esitasime Keskkonnaagentuurile, tõime ka välja maapoliitika kohta probleemi. Ja probleem oli siis sõnastatud selliselt, et Eestis puudub sidus ja terviklik maapoliitika, mis suunaks maakasutust, sealhulgas siis maahõivet, kuna maahõive oli ka selle üks osa. Ja maakasutus sageli muutub siis teistes valdkondades tehtud otsuste alusel. Ja lahendusena tõime välja, et tuleb kujundada siis riiklik maapoliitika raamistik, mis seob omavahel erinevad arengukavad, otsustusprotsessid nii horisontaalselt kui vertikaalselt ja koordineerib siis valdkondade üleseid eesmärke. Ja miks me sellise järelduse tegime, et siin me sellesama projekti täitmise raames tegime andmekorje, kus me siis korjasime kokku maakasutust mõjutavad eesmärgid regulatsioonides, poliitikates ja strateegiates. Et tegime sellise suure tabeli, tabelis oli erinevad valdkonnad tulid meil siis maa- ja mullakasutuse teadus-arendusprojekti raames koostatud infograafikus, see oli siis eelnev materjal, mille me võtsime aluseks, et siin on see paremalt või keskmine tase on siis poliitikad, kus on näha nende poliitikate nimetused ja siis need poliitikad moodustasid meil need erinevad grupid, et kokku tuli 15 erinevat valdkonda, kuhu siis dokumente korjasime, need dokumendid võisid korduda erinevates valdkondades, aga koondtabeli kohaselt siis me saime kokku 49 Euroopa Liidu taseme dokumenti ja 64 Eesti taseme dokumenti. Ja ma olen täiesti kindel, et need ei ole kõik dokumendid veel, mis meil on olemas, sellepärast, et meie infokorje periood oli üsna lühikene ja kui see oleks veel pikem olnud, siis oleks kindlasti neid dokumente lisandunud. Seega on meil selliseid dokumente palju ja meie järeldus ka selles lõpparuandes oli, et dokumente ja nende sõnastatud eesmärke on palju, isegi võiks öelda hästi-hästi palju. Aga mis siis nagu sealt jälle teisipidi silma paistab, et meil on neid eesmärke küll palju, aga need eesmärgid on samas üldised. Ja kui me ei tee nende eesmärkide osas detailanalüüsi, siis me ei oskagi nende eesmärkide puhul ikkagi välja tuua sellist otsest mõju maa- ja mullakasutusele. Meie eesmärk oli saada teada, et milline nende dokumentidest tulenevate eesmärkide mõju on maa- ja mullakasutusele, aga seda nende dokumentide baasil välja tuua ei saa. Ja mida me siis saime nagu välja tuua või tegime sellise üldistatud skeemi, mis on siin all, et milliste erinevate maakasutuse funktsioonide vahel võib siis olla pigem selline, võib eeldada, et seal tekib maakasutuse konflikt ja kus me saame eeldada, et võib-olla on seal võimalik siis ka
ühte maad koos kasutada mitme erineva eesmärgi täitmiseks. Et see kooskasutus on siis selleks vajalik, et meil on see maaressurss piiratud, meil on eesmärke, nii nagu siin on öeldud, hästi-hästi palju ja järelikult me peame need eesmärgid kuidagi selle piiratud maakasutuse peale ära paigutama. Aga jah, et siin on selline skeem, mis on siin ees, et rohelised jooned tähendavad siis kooskasutuse võimalust ja punased siis maakasutuse konflikti, et nii nagu välja toodud, et majandusfunktsioon võiks siis toetada geopoliitilise ja strateegilise funktsiooni elluviimist, et seal võiks olla ühte maad saaks erinevates funktsioonides kasutada, samas geopoliitiline strateegiline funktsioon ja keskkonnafunktsiooni koos eksisteerimisel, kui on üks ja sama maatükk, mida tahetakse kasutada, võiks eeldada maakasutuse konflikti. Aga see joonis on hästi-hästi üldine, selles mõttes, et selle joonisega tekkis ka meil alati palju diskussioone, et ühe joonise, ühe skeemi peale ei suuda kunagi tervet maailma keerukust nii-öelda ära mahutada, nii et alati on erinevaid selliseid olukordi, kus siis võib olla mingi natukene teistsugune situatsioon, et seal saab siis mingeid funktsioone koos kasutada või tekib ikkagi konflikt seal, kus võib-olla nagu suures pildis ei tundu, et konflikt peaks tekkima. Nüüd meil on nagu selline eesmärk, kui me tahame siis viia siis ellu neid eesmärke, mis me oleme võtnud, on need eesmärgid siis tulnud meil Euroopa Liidu tasemelt või siseriiklikult ja seetõttu me siis tegime ka selles lõpparuandes ühes sellise skemaatilise Euroopa Liidu direktiivi või määruse elluviimise skeemi. Ja selle skeemi nagu mõte oli selles, et jõuda välja siit ülevalt päris kõrgelt nendest üldistest nii-öelda eesmärkidest siis reaalse elluviimiseni. Et see oli siis see, miks me seda tegime. Ja näha, et kus meil nagu võib-olla sellised probleemkohad siis tekivad või kuhu me siis oma nende tegevustega peame välja jõudma, et me siis saaks nii-öelda need konkurentsi ja kooskasutuse osas nagu üldse mingisuguseid otsuseid teha. Aga kui nüüd siis liikuda siit ülevalt alla, meil on siis Euroopa Komisjoni poolt tulevad siis kas Euroopa Liidu direktiivid või Euroopa Liidu määrused, mis jõuavad siis siseriikliku regulatsioonini, põhiliselt siis seaduseni, mis siis kinnitatakse Riigikogu poolt ja edasi siis liiguks tegevuskavade koostamise peale, kus siis ülesanded tehakse siis detailsemalt, pannakse paika ja ülesanded, mis siis seal detailsemalt lahti kirjutatakse, on siis antud juba seaduse tasandil. Ja tegevuskavade koostamine on siis üldiselt siis delegeeritud kas mõnele riigiasutusele, et meie tegime siin näitena Keskkonnaamet. Aga mida siis seal tegevuskavade koostamise käigus tuleb määrata? Määratakse kriteeriumid ja sihttasemed, ajakava, tähtajad ja meetmed siis eraomanike kaasamiseks. Ja määratakse ära ka asukoht või see võiks selguda siis selle tegevuskava koostamise käigus see asukoht. Ja kui meil on siis see asukoht teada, siis meil selgub ka selle maakasutuse osas konkurents, et kas on teisi eesmärke, mida me ka peame täitma, kas meil on teisi soove, mida me selle maa peal tahame teha, aga tegelikult on vaja mingit eesmärki täita. Ja selgub ka kooskasutuse võimalus, et kas saame mitut eesmärki selle maa üksuse peal täita. Aga selleks, et nüüd seda asukohta teada, selleks, et seda konkurentsi ja kooskasutuse võimalust selgeks saada, selleks on meil vaja häid ruumilisi andmeid. Et meil oleks sisendid, kuidas me seda asukohta saame määrata ja teiselt poolt oleks ka sisend nende nii-öelda konkurentsi ja kooskasutuse võimaluste kohta. Et need ei ole päris ühed ja samad andmed, et asukoha andmed me saame nii-öelda võib-olla ühest kohast, aga siis nii-öelda see konkurents ja kooskasutus selleks peaks olema siis ka kaardistatud need nii-öelda teiste eesmärkide elluviimiseks vajalikud maad või nende asukoht. Kui meil on asukoht teada, siis tegelikult selgub meil ka reaalne maaomanik, on ta siis riigi omandis olev maa, on ta eraisiku omandis olev maa, kus me siis seda nii-öelda seda eesmärki hakkame täide viima. Et mis on võib-olla selline keeruline koht, mis me ka selle enda nii-öelda aruande juures nägime, on see või see on ka tegelikult kirjanduse baasil sama asi, et me võtame küll
need eesmärgid Euroopa Liidu tasemel või riigi tasemel võtame vastu, aga see reaalne elluviimine toimub siis seal maaomandi tasemel. Me peame saama selle nii-öelda ühenduse või lingi, et kuidas me need suured eesmärgid siis lõpuks ka reaalselt konkreetsetel maatükkidel ellu viime. Ja selleks on siis vaja kindlasti läbi mõelda eramaaomanike kaasamise meetmed, kas seal on siis toetused, vabatahtlikud instrumendid või kuidas me siis tekitame selle nii-öelda motivatsiooni, et see eraomanik sooviks üldse nii-öelda riigi poolt või siis Euroopa Liidu poolt vastu võetud eesmärke täita. Et see on kindlasti üks võtmekoht, et kui me oma nii-öelda neid kohustusi riigina, mina räägin praegu riigi poolt vaadates, et selles positsioonis, mitte nüüd eraomaniku poole pealt vaadates, et kui nüüd riigi poolt tahetakse ikkagi reaalselt ellu viia neid võetud eesmärke, siis kuidas seda nii-öelda seda maaomandi tasemel oleks võimalik teha. Aga jah, et seal on nagu selline hästi oluline koht. Ja tegevuskavade elluviimine ongi siis seesama, kus see maaomanikud on juba selgunud ja sellele järgneb siis seire ja aruandlus. Mis siis liigub nii-öelda see seire ja aruandluse tulemused liiguvad siis tagasi ka ülesse poole, olgu ta siis Riigikogusse või Euroopa Komisjoni. Aga nüüd see vastutav riigiasutus kindlasti peab siia siis kaasama oma tegevusse kohaliku omavalitsuse, teised riigiasutused, ministeeriumid ja mis siis on jälle hästi oluline, need rollid, vastutus, kõik peaks olema selge, et saaks siis nii-öelda teada, et kes mida peab tegema selles protsessis. Et tuua siia siis ühe näite Taanist, et see oli nüüd ka selle Landneti töökoosolekul, kus ma osalen, et ka selle aasta mais või juuni alguses oli see, kus nemad tõid siis ka oma nii-öelda nende eesmärkide elluviimisest näite. Nemad on ka võtnud või ütleme Euroopa Liidu tasemelt on tulnud riiklikult on vastu võetud, et nad soovivad siis Taanis metsastada 250 000 hektarit ja märjutada 140 000 hektarit. Ja selleks, et seda ellu viia, on moodustatud 23 kohalikku töögruppi üle Taani. Seal on siis ka kohalikud omavalitsused, põllumajanduse looduskaitseorganisatsioonid, maaomanikud. Kaasatud on siis Taani looduskaitseagentuur ja kaasatud on siis või läbiviijateks on maakorralduse spetsialistid, kes töötavad nendel siis ministeeriumi tasemel. Ja mis nad siis ütlesid, et neil oli sellel hetkel, kui see esitus oli, et neil oli olemas 30 töötajat, aga puudu oli veel selles valdkonnas 20 töötajat ja nende töötajate järgi oli vajadus väga suur, kuna omanike ja huvigruppidega läbirääkimisel on vaja siis sellist personaalset lähenemist. On vaja käia ukselt uksele, teha infotunde selleks, et teavitada, et kuidas seda metsastamist hakatakse tegema, kuidas märjutamist tehakse, mida see tähendab, millised võimalused on siis eraomanikel ja kuidas nad siis või missuguseid siis motivatsioonimeetmeid siis pakutakse. Ja need samad töögrupid töötavad välja ka kohalikud nii-öelda kohanemise kavad ja kui kavad on vastu võetud, siis hakatakse neid ellu viima. Ja oluliste siis elluviimise vahenditena kasutavad nemad siis maakorraldustoiminguid, vahetatakse maad, muudetakse siis piire, seal on siis selline nii-öelda ümberkruntimise tegevus ja teiselt poolt siis kasutavad ka maapanka. Maapank tähendab seda, et riik on siis ostnud teatud maid teatud piirkonnas ja vajadusel saab siis jälle neid maid pakkuda eraomanikele, kes siis kaotavad mingisuguse tegevuse tõttu siis oma maapindalalt. Näiteks tuleb märjutamine, aga nad tahaksid ikkagi põllumajandusliku tootmisega edasi tegeleda, et siis riik pakub vahetusvõimalusi. Ja mis on hästi oluline, et eraldi on ka rahaline fond, mis on siis mõeldud nende samade eesmärkide elluviimiseks ja osa raha tuleb siis Euroopa Liidust ja osa raha siis riiklikest vahenditest. Nii et see oli siis selline reaalne näide, et kuidas selliste eesmärkide elluviimine Taanis on läbi mõeldud. Nüüd ma tooks veel näite nullmaa netohõivest Euroopas ja Eestis, et see on siis olnud ka üks selline nii-öelda temaatika, mida me oleme oma töögrupiga siin käsitlenud, et Euroopa Komisjon seadis juba ressursitõhusa Euroopa tegevuskavaga aastal 2011 eesmärgiks saavutada siis aastaks 2050 nullmaa netohõive.
ja uute tehisalade rajamine peaks toimuma kas siis pruunaladel, see on siis kasutusest välja langenud aladel, või tuleb see maa kompenseerida, taastades kuskil mujal tehisala looduslikuks alaks. Eestis hetkel selliseid maapoliitilisi suuniseid nullmaa netohõive osas ei ole ja ei ole ka maahõive hierarhia elluviimiseks suuniseid, aga sellega tõesti tegeletakse hetkel. Ja igaks juhuks siia siis korra veel see maahõive hierarhia slaid ka, mis tuleb siis mullastrateegiast, et mida see tähendab seda, et vältida tuleks täiendavat maahõivet ja muldade katmist nii palju kui võimalik. Kui see vältimine ei ole meil võimalik, siis tuleks maad korduskasutada. See on siis juba kasutada hõivatud maad või kaetud mulda, lammutada hooneid, taastada mulla hea seisund ja siis võtta see nii-öelda uuesti kasutusele või siis minimeerida, kui see nii-öelda vältimine, korduskasutamine ei ole võimalik, et siis kui selleks siis hõivatakse vähem viljakat või vähem veidi halvemas seisundis maad ja kui ka see ei ole võimalik, siis tuleb kompenseerida. Tuleb siis kasutada leevendus- ja kompensatsioonimeetmeid. Aga selline nii-öelda see maahõive hierarhia võiks siis ka sisaldada meie siseriiklikes dokumentides, et kuidas seda siis reaalselt ellu hakatakse viima. Näiteks kas või see kompenseerimine, mida siis sellisel juhul tuleks teha, kui me võtame uut maad kasutusele, et väga paljudes riikides on see paika pandud, et tuleb siis maksta ruutmeetri pealt hinda või siis teha mingisuguseid nii-öelda kompenseerimise tegevusi. Täna meil Eestis seda ei ole. Ja kuidas see Eesti olukord paistab silma, et kui me nüüd võrdleme teiste riikidega, et siin on siis Eesti Euroopa Liidu liikmesriikidega graafikul, et me asume siin graafikul keskel, et see graafik näitab netomaahõivet linnades ja nende lähialadel maakasutuse ja riigi kaupa ja see on siis aastatel 2012 kuni 2018. Aga jah, me siin nagu väga nii-öelda halval positsioonil ei ole, et me oleme kuskil keskel. Aga mida siin siis tuleb arvestada on see, et Eesti puhul me selle graafiku tulemusi arvestame ainult nendel parempoolsel joonisel on mul siin see Eesti kaart nende roheliste alade kohta. Muutus siis nendel rohelistel aladel ja roheline ala on siis ümber Tallinna, ümber Tartu ja ümber Narva. Narvas tegelikult väga suurt palju ei muutu või ei tule seda nii-öelda maahõivet. Ja ülejäänud Eesti siis ei ole kaetud. Ülejäänud Eestit nende andmetega kaetud ei ole, et näiteks Pärnut ei ole siin sees, Saaremaal ei ole arvestatud, et kui palju seal siis see muutus on. Nii, kui me vaatame nüüd maahõivet elaniku kohta, siis meie positsioon on muidugi natukene kehvem, et me oleme siin eesreas, Läti, Leedu, Poola, Soome, Ungari on enne meid, aga siis on Eesti siin. See tähendab seda, et me siis tarbime ühe elaniku kohta üsna palju maad. Et siin on siis tehisala muutus elaniku kohta aastal 2000 kuni 2014 ja see on siis OECD ülevaade, et näitena on siin ka välja toodud, et aastatel 2000 kuni 2014 vähenes siis Eesti rahvastik peaaegu 5%, samas kui tehisalade pindala inimese kohta suurenes 18%. Nii et selle poole pealt võiksime nii-öelda mõelda, et mis toimub, miks meil just nii on ja mida me siis teha saame. Nüüd meie viimase publikatsiooni kontekstis me arvutasime ka erinevaid näitajaid ja siin on siis pealkirjaks selline, et näitajate sisu on oluline. Et mis sealt välja tuli? Välja tuli selline asi, et vasakul pool on siis kaetud alade muutus elanike kohta 2018 kuni 2025, mida punasem, seda halvem on see olukord ja paremal pool on siis kaetud alade muutused pindalaliselt 2018 kuni 2021 ja sama, et mida punasem, seda halvem olukord on. Näete erinevaid olukordi Eesti kohta ja tegemist on siis vasakul pool siis selliste omavalitsustega, kus siis on elanikke vähem, seal on ka nii-öelda see kaetud alade muutus elanike kohta suurem, aga reaalsetes arvudes ja sektorites tegelikult ta nii suur ei ole. Et mis on nagu selle slaidi mõte, meil on alati vaja teada, mis on nende arvude taga, mida me näeme. Meil oli näiteks siin selle vasakpoolse joonisega selline juhus ühe kohaliku omavalitsusega, et kaetud alade muutus elanike kohta suurenes, aga mitte midagi seal tegelikult ei kaetud ja küsimus oli selles, et lihtsalt osa inimesi kolis sellest omavalitsusest ära, nii et see
reaalset muutust ei toimu, aga toimub siis mingis teises näitajas muutus elanike arvus ja seetõttu siis suurenes ka kaetud alade hulk kohalikus omavalitsuses. Nii et me peame teadma, mis on meie arvude taga. Sama oluline on nende konfliktide puhul on see, et me peame teadma, mis on mõistete sisu. Et Eesti kontekstis ei ole meil ka päris paljud mõisted kokku lepitud, aga see ei ole ainult Eestile omane, et siin paremal pool on ka ühisartiklist väljavõte, kus sai kaardistatud nii-öelda mõistete sisu. See oli sakslaste projekt, kus sakslased edasi teest, nende huvi oligi vaadata maahõivet, aga selle projekti raames ka selgus, et erinevad riigid räägivad küll maahõivest, aga tegelikult üks räägib muldade katmisest, teine räägib tehisalade muutmisest, maa tarbimisest, mis on üldse ÜRO konteksti mõiste, ja siis keegi räägib siis maahõivest. Et see on hästi oluline on teada ka neid mõisteid ja kui me vaatame siis maahõivet ka Eesti mõistes või kontekstis, või see on ka Euroopa ja Eesti kontekstis, siis esmalt me hakkasime rääkima üldse Euroopa Keskkonnaagentuuri maahõive mõistest, mis on siin paremal üleval kõige esimene joonis. Ja see tähendas siis, et põllumajandus- ja metsamajandusliku ja teiste poollooduslike alade muutmist looduslikult ja poollooduslikult maakasutusest asulapiirkondade suunas. Ja tal oli väga selline konkreetne sisu. Aga kui me vaatame need erinevaid materjale, mis ka kasutatakse, et näiteks Eestis oli siin Eesti keskkonnakasutuse välismõjude rahasse hindamise analüüsi esimese etapi lõpparuanne 2018. aastal. See on siis vasakpoolne joonis. Ja seal on siis maahõive jaotatud juba kahe valdkonna vahel, üks on maavõtt ja teine muu inimkasutus. Et siis see, mis on kollasega, et see võiks siis ühilduda selle Euroopa Keskkonnaagentuuri mõistega. Ja nüüd, kui oli mullaseire direktiivi eelnõu alles, täna on ta juba nii-öelda eelnõu staatusest edasi liikunud, aga ka seal nad tõid siis selle maahõive mõiste hoopis teisest kontekstist sisse, et jälle see kollane osa maakasutuse muutmine looduslikult ja poollooduslikust maakasutusest asulapiirkondade suunas ühildub siis Euroopa Keskkonnaagentuuri mõistega, aga näiteks muldade kunstlikuks viimine on juba täitsa nagu uus osa juurde toodud maahõivele. Nii et hästi oluline on siis teada, millest me tegelikult räägime. Ja järgmine asi, me peame teadma, kui me siis näiteks poliitiliselt ka paneme paika mingisugused eesmärgid, siis meil peavad olema ka head seiresüsteemid. Et selles samas lõpparuandes me tõime välja, et seiresüsteemid ei ole Eestis piisavalt arenenud, et jälgida, kas seatud maakasutuse eesmärke saavutatakse. Ja lahenduseks teiselt poolt on siis arendada välja süsteemsed seire- ja hindamissüsteemid, mis tuginevad siis olemasolevatele ja uutele andmestikele ja valida välja ka sobivad indikaatorid ja allikad. Et selle näitena võib tuua siin meie lõunanaabritelt lätlastelt ühe nii-öelda tööriista, mis nad on ülikooli kontekstis välja arendanud, et kus nad siis arvutavad iga kohaliku omavalitsuse kohta erinevad näitajad siis maakasutusest tulenevalt, on see siis majanduslik funktsioon, sotsiaalne funktsioon, kliimafunktsioon, mitmekesisuse funktsioon või siis puhkealane nii-öelda funktsioon. Ja seda teevad nad siis iga selle põllumajandus- ja metsamaa maaüksuse alusel, et siin on paremal pool on siis ka toodud välja, et kuidas see siis nii-öelda välja on arendatud, et aluseks on siis kuni 3 miljonit maatükki ja siis saab iga kohalik omavalitsus saab oma näitajad, et siin on näiteks ühe kohaliku omavalitsuse pilt välja toodud, et temal on siis, kui palju ta siit saab kasumit ja missugused need nii-öelda erinevad potentsiaalid on. Ja selle järgi saab siis ka reastada kõik need omavalitsused ja vaadata, et kus kohas konkreetne omavalitsus teiste omavalitsustega võrreldes on ja seda nüüd ma Läti puhul ei tea, et kas nad on seda edasi arendanud, aga põhimõtteliselt saaks selliste nii-öelda näitajate alusel võrrelda ka erinevate aastate seisu. Et kui meil on vaja teada, et kas kohalik omavalitsus liigub siis näiteks seatud eesmärkide poole, et saame järgmisel aastal vaadata, et kuidas olukord on. Ja nüüd siis selle maakasutuse juhtimise poole pealt tõime ka lõpparuandes välja, et
probleemiks on see, et puudub selge rollijaotus riigi ja kohalike omavalitsuste vahel strateegiliste eesmärkide elluviimisel. Vahel võib ka omavalitsuste rahaline võimekus olla piiratud ja institutsionaalne võimekus ja puuduvad selged tööriistad ja juhendmaterjalid, kuidas ruumilisi eesmärke siis ellu viia, sealhulgas elurikkuse ja süsiniku sidumise osas. Siin on ka mõned lahendused, aga ma toon siia kohe ühe näite, mida on teinud Inglismaa. Nemad on siis välja töötanud multifunktsionaalse maakasutuse raamistiku ja see on siis tehtud ka vastava komisjoni poolt. Selle mõte on see, et see aitab siis hallata keerulisi ja mitmetahulisi maakasutuse otsuseid ja tasakaalustab siis erinevaid survetegureid, et võimaldab siis maad kasutada mitmel eesmärgil korraga, et see on ka see, mis meie nagu selles projektis oli, et me peaks leidma need maatükid, mida me saame mitme eesmärgi täitmisel korraga kasutada või ühte maad mitme eesmärgi puhul kasutada ning pakub siis ka see raamistik hüvesid ja väärtusi avalikkusele. Aga mida ma siit veel tahaks nagu välja tuua, mis selle pildi peal või selle sama slaidi peal on toodud välja, et Inglismaa alustas siis selle raamistiku väljatöötamisega juba 2019. aastal. 2023. aastal nad tegid sellise nii-öelda raporti oma tulemustest. Nad 2019 valisid välja pilootalad ja tegelikult siis katsetasid seda 2 maakonnas ja nüüd nagu näha, siis 2025. aasta veebruarist aprillini korraldasid nad siis avaliku konsultatsiooni, et koguda tagasisidet oma visioonile maa kasutamise tuleviku kohta ning viia lõpule siis Inglismaa multifunktsionaalse maakasutuse raamistiku väljatöötamine. Et mis ma tahan öelda on see, et see protsess on hästi pikk. Et kui me vaatame 2019 alustati, 2025 on, et see sellise nii-öelda suuremahulise maakasutuse raamistiku väljatöötamiseks peab võtma aega ja kui näiteks Eesti tahab samasugust asja teha, siis arvatavasti ei suuda meie teha seda ka väga lühikese ajaperioodi jooksul. Ja siin on siis nende nii-öelda raamistiku hästi selline üldistav pilt, et mida see siis tähendab. Et siin on siis koht, inimesed ja avalik väärtus või avalik kasu ja raamistikus peavad siis olema nagu täidetud teatud tingimused, et otsused tehakse siis maatüki põhiselt, mis tähendab seda, et leitakse siis selle maatüki jaoks kõige sobivam maakasutus, et vaadatakse näiteks ajaloolist kasutust, kui on põllumajandusmaa, siis võiks jääda põllumajandusmaaks, kui on olnud mingi muu maa, et siis võib-olla muuta. Siis need otsused peavad olema kohanevad tuleviku mõttes, et kui meil on ees ootamas kliimamuutused, et kuidas siis kohaneda sellega, siis peavad olema need kohalike maaomanikke ja kasutajaid kaasavad, väljapoole ja tulevikule suunatud, et siis arvestaks ka tulevaste põlvede soovide ja vajadustega, peavad olema multifunktsionaalsed ja heaolu toetavad. Ja tegelikult olemegi jõudnud viimase slaidini, et mul on juba natuke rohkem kui pool tundi läinud, et siia küsimuste ja arutelu slaidile ma panin siis selle ühe siis näidisskeemi, mis on ka meie lõpparuandes, kus me siis koostöös oma töögrupiga kaardistasime ära maakasutuse mõttes, see on ka väike osa, selles mõttes kõik ei mahu jälle ühele pildile, aga tõime välja mõned siis maakasutuse kategooriad ja kaardistasime ära siis kooskasutuse võimalused ja konkurendid, et need kooskasutamise võimalused on siis rohelisega või rohekaga ja konkurendid on siis punasega. Ja siia pildi peale on lisatud ka veel halliga sellised sõltujad, et mingi tegevus, näiteks metsamaa puhul on metsamajandussektor siis sõltuv selle metsamaa olemasolust või kompaktsed asustusalad sõltuvad siis näiteks transporditaristust. Aga kui meil on looduslikud alad, siis need võivad konkureerida elamuehitusega, intensiivse põllumajandusega ja samas siis näiteks metsamaa puhul võiks turism ja puhkealad siis metsamaa ja turism ja puhkealad üksteist toetada ja olla kooskasutuses. Nii et minu pealt siis on hetkel kõik ja ootan siis küsimusi. Aitäh!
Aitäh sulle, Eveli, väga põnev ettekanne. Enne kui me küsimuste juurde asume, siis ma reklaamin meie järgmist kohvihommikut, mis toimub siis 11. novembril ja seekord esineb meile siis Tartu Ülikooli keskkonnatehnoloogia professor Kuno Kasak ning Kuno räägib meile siis märgalade taastamisest süsihappegaasi sidumiseks atmosfäärist ja pikaajalise seire olulisusest taastamistööde edukuse hindamisel. Et siis selle võite juba endale kalendrisse kirja panna.